Võib-olla me oleme liiga kaua kartnud kurbust. Me oleme õppinud seda varjama, peitma seda naeratuse taha, muutma selle vihaks või vaikseks kibeduseks. Me oleme õppinud nimetama seda nõrkuseks, aga võib-olla kurbus ei ole nõrkus. Võib-olla kurbus on hetk, kus inimene lõpuks peatub ja kuulab, sest maailm on täis hääli, mis karjuvad üksteise peale, täis arvamusi ja täis hukkamõistu. Aga kurbus ei karju. Kurbus sosistab, ta ütleb vaikselt, vaata sügavamale, vaata sinna, kus maskid langevad, vaata sinna, kus inimene ei mängi enam rolli, seal ei ole enam uhkust, seal ei ole enam võistlust, seal ei ole enam võitu ega kaotust. Seal on lihtsalt inimene. Ja kui me julgeme seal hetkeks peatuda, siis võib juhtuda midagi kummalist. Me hakkame nägema mitte ainult teise inimese kurbust, vaid ka tema väärikust, mitte ainult tema haavatavust, vaid ka tema valgust. Ja siis me mõistame, et see valgus ei kuulu ainult temale. See puudutab ka meid, sest sama pühalikkus, mida me märkame teises, on ka meis endis, aga sageli me ei näe seda. Me peidame selle ego taha, viha taha, hirmu taha. Me projitseerime oma haavad teistele inimestele ja nii sünnib maailm, kus inimesed haavad üksteist sellepärast, et nad ise on haavatud, aga võib-olla on olemas teine tee, kus me ei kiirusta üksteist hukka mõistma, tee, kus me näeme viha taga kurbust ja kurbuse taga inimest, aga see ei tähenda, et kurbus on vabandus teistele haiget teha. Ei, kurbus ei ole relv. Kurbus ei ole õigustus ego jaoks. Kurbus on värav, kus inimene võib valida, kas ta sulgub või avaneb, kas ta muutub kibedaks või muutub teadlikuks. Ja kui inimene julgeb astuda läbi selle värava, siis võib midagi muutuda. Mitte ainult temas, vaid ka maailmas tema ümber, sest iga kord, kui üks inimene valib kaastunde hukkamõistu asemel, muutub maailm natuke pehmemaks, natuke vaiksemaks, natuke inimlikumaks. Ja võib-olla just seal, kurbuse serval, seal, kus inimene tunneb end kõige haavatavamana, seal, kus kõik vana hakkab lagunema, seal hakkab tasakesi sündima valgus, mitte valivalgus, mitte triumfi valgus, vaid vaikne valgus, valgus, mis ütleb: sa ei ole üksi. Ja see valgus ei tule ainult kuskilt kaugelt, see tuleb ka siit meist. Sest iga südame sees on midagi püha. Midagi, mis ei kuulu egole, midagi, mis ei kuulu hirmule, midagi, mis lihtsalt on. Ja kui me õpime seda nägema iseendas ja teistes, siis võib kurbus lakata olemast vangla. Ta võib muutuda väravaks mõistmisele, väravaks kaastundele, väravaks sellele, et inimene õpib lõpuks nägema mitte ainult pimedust, vaid ka valgust. Ja võib-olla just siis mõistame me lõpuks, see valgus on alati olnud siin, meis endis.